Tere! Minu nimi on Allan Laurimäe ja ma olen FIM-i tehnilise komisjoni liige ja olen samuti ka mitmete MM-sarjade tehniline direktor. Täna on meil rääkida põhjust kiivritest, just uutest kiivritest ja nende nõudmistest, mis hakkavad kehtima alates järgmisest aastast 2026. Et see puudutab ennekõike neid, kes kavatsevad osaleda välisvõistlustel, nii MM-idel kui EM-idel. Ilmselt Eesti võistlused jäävad veel endiste standardit juurde veel vähemalt paariks aastaks, aga jah, need, kes käivad väljas, need peaksid kindlasti seda juttu kuulama ja oma info sealt välja nokkima, millest me räägime. Meil on nimelt juba aastast 2022 algusest liigume selles suunas, et kõik off-road kiivrid saaksid uued standardid. Et tegelikult see, ütleme, faas 1 või selle esimene järk puudutas ringrada ja alates 2022 algusest on ringraja kiivrid kõik uute standarditega kaetud. Nii et sellest ajast alates, kui ringrada läks üle, hakkasime liikuma ka off-road kiivritega sinna poole. Ja mis on siis nagu muudatused on need, et uutel kiivritel on palju suuremad nõudmised just turva mõttes. FIM on pööranud sellele palju tähelepanu viimastel aastatel, on kogutud infot pärast kukkumisi, on kogutud infot arstide käest, kiivritootjate käest ja see kõik üheks paketiks kokku pandud ja on siis loodud uued kriteeriumid, mille järgi on hakatud kiivreid testima. Hetkel on FIM-il oma labor Hispaanias Saragossas, mis töötab täiel võimsusel, et homologeerida neid kiivreid ja siis selle ütleme, testimise käigus on üle 20 kriteeriumi, mida tuleb täita. On erinevad nurgad, erinevad punktid, erinevad kiirused, just lineaarnurkade all tehtavad testid, mis siis kiivrid peavad läbima, et saada uus litsents. Samuti on ka läbilöögitest, mis siis nagu võib tekkida näiteks, kui mootorratast tuleb sõitjale näiteks jalarauaga kiivri peale, hiljuti alles võisime näha sotsiaalmeedia vahendusel, kui Pariis Supercrossil Hunter Lawrence'il tuli enda mootorratas pähe, siis on palju pilte sotsiaalmeedias liikumas, mis selle kiivriga juhtus. Võin juba öelda, et seesama kiiver on FIM homologeeritud kiiver ja sõitja sellest kahju ei saanud. Ehk siis need standardid on tõesti tugevad ja turvalised. Mida nüüd, ma ei hakka pikalt rääkima nendest homologeerimise protsessidest, aga ma pigem räägin sellest, et need kiivreid hetkel on olemas turul, või ütleme, homologeeritud juba 10 brändi. Saadavus on endiselt väga piiratud ja mis on ka oluline teada, et ka see bränd võib olla homologeeritud, kuid ka kõik mõõdud tuleb homologeerida. Ehk siis mõnel nagu mudelil on ainult üks mõõt on saadaval, mõnel mudelil on 7-8, aga seda nüüd kiivrit soetades, kes te tahate välja sõitma minna, siis kindlasti jälgige oma müüja käest, et te leiate kiivri rihma pealt, nüüd punkt number 1, siin peab olema tavasildi asemel peab olema FIM logo ja QR-kood. Ilma selle QR-koodita, isegi kui see kiivri mudel on homologeeritud, seda kiivrit sõitma ei lubata. See QR-kood on meie jaoks nagu kiivripass. Selle QR-koodiga me saame sisse skaneerides lugeda kiivri kõiki andmeid, me saame sisestada selle kiivri omaniku ja kui kiiver peaks sattuma sellisesse õnnetusse, et ta saab liiga palju kahjustatud, siis me märgime selle kiivri nõndanimetatud siis crashed helmetiks ja seda enam tulevikus kasutada ei saa, ei aita siin üle kleepimine ega värvimine. Ehk see on nagu antud juhul, see kiiver mul siin käes on veel vanade standarditega, kuid kui ma tean, et seesama mudel on homologeeritud ja see on hea turvaline kiiver, aga paraku seda kiivrit turul või ütleme välisvõistlustel kasutada siiski ei saa. Ka kodulehekülje, kus saab jälgida pidevalt täienevat nimekirja homologeeritud kiivritest ja see on oluline, et te seda kindlasti ostes vaatate.
siin on olemas rihmad, mida tõmmates on võimalik kiivrit väga lihtsalt eemaldada, juhul kui tegemist kaelavigastusega näiteks, et ei tekiks lisavigastusi kiivri eemaldamisel. See on oluline nüüd uuendus nende kõikide kiivrite puhul. Kuid ma tean, et ka ühel kiivrimargil vähemalt on lisatud ka telemeetria, ehk siis, mis tegelikult FIM-i reeglite järgi hetkel on igasugune telemeetria keelatud sõitja ja mootorratta või siis ka kiivri vahel, aga me hakkame seda kiivrit või mitte kiivrit, vaid reeglit täiendama selleks, et seda telemeetrit lubada. See antud kiiver, ma ei hakka reklaami mõttes seda nimetama, kes tahab, see leiab üles, võimaldab siis reaalajas seda kiivrit trackida, kus ta on, kiiruseid, pidurdamisi, juhul kui see kiiver satub õnnetusse, on võimalik, ta saadab SOS-signaalid välja, ehk siis kui näiteks inimene sõidab üksinda metsas, et on võimalik tema usaldatud siis ütleme hädaabi kontaktidele või SOS-numbritele juba saata automaatseid hädakutsungeid. Uute kiivrite nõue on puhtalt selleks, et tõhustada turvameetmeid ja et meie sõitjad oleksid turvalisemalt kaitstud, et oleks vähem vigastusi, eriti just peavigastused, mis väga sagedused motokrossis. Ma lisamärkena ütlen veel, kes ei tea, et mitte ainult kiivrite puhul ei tehta tööd, vaid on olemas ka nõndanimetatud airbagid ehk siis õhkpadjad, mis on disainitud just off-road distsipliinidele ja motokrossi jaoks. Need olid lubatud tegelikult juba 2025, aga kõik tootjad täiustavad oma mudelite rida ja kellel huvi, küsige oma sponsorite käest, müüjate käest ja oleks rõõm näha, et see õhkpadi saaks motokrossis keha ümber tihedamat kasutust. Ja veel lisan seda, kuna ma saan tihti küsimusi sõitjatelt, et kas kiivrite värvimine ja teipimine ehk siis kleepimine selle individualiseerimiseks on lubatud. Jah, on küll. Oli pikalt aruteluks see, et kas lubada kleepimist, just kuna kleepimise abil on lihtne varjata kiivrivigastusi, siis see võib-olla jah, meie kui tehniliste kohtunike jaoks toob lisatööd, aga tegelikult see kiivri omadusi ei muuda ja me ei näe ka põhjust seda kleepimist keelata. Kuigi jah, aeg-ajalt me proovime kiivreid ikkagi vaadata ka läbi selle teibi, kas on näha mingisuguseid väliseid vigastusi. Aga jah, võite kasutada küll nii teipimist kui värvimist. Kui nüüd kellelgi tekib mingisuguseid küsimusi või arvamusi või soovivad lisainfot, siis võib alati minu poole pöörduda nii telefoni teel kui e-maili teel, vastan neile hea meelega. Ja lõpetuseks võib-olla häid saabuvaid jõule ja ilusat aastavahetust kõigil, nii et loodetavasti tuleb uus ja huvitav motospordi aasta, kus me kohtume radadel.